Tervist, jah. Ma tõesti pikka aega enne mõtlesin ja siis, kui nüüd ajakaelist sõnamängu teha, siis ma lõpuks ikkagi soostusin metsadest rääkima. Aga natukene ma juba kahetsen sellepärast, et siin osad ettekanded või ütleme siis üks ikkagi näitab selle servapidi selle teadusvaenulikkuse osa ka, mis kipub tõmbama seda sorti üritustele nagu inimesi kokku ja seetõttu ma tunnen, et võib-olla minu graafikutest ajendatud ettekanne ei ole päris see, aga mulle endale tundub vähemalt, et mõte on siin sees. Ja ma proovin lühidalt rääkida siis ühest aspektist, ühest ökoloogilisest universaalsest aspektist, mis põhimõtteliselt ütleb meile, et vähemalt siin Põhja-Parasvöötmes ja üldse Parasvöötmes me tegelikult enam üheliigilist või ütleme sellist monokultuurset metsandust väga edasi arendada ei saa. Et alustame sellest, et inimesele meeldib kõike hirmsasti tükeldada, klassifitseerida ja jaotada. Ja kui me lennukiga lendame, siis me näeme alati, kuidas kõik on kandiliseks tehtud. Ja igasugune tsiviliseeritus toob endaga kaasa selle, et asjad on rohkem tükeldatud. Aga me ometigi eeldame, et need tükid toimivad samamoodi edasi, nagu me tahame, et nad toimivad. Võib-olla kõige reljeefsem näide sellest tükeldamisest on Rapa Nui või Lihavõtte saare juhtum, kus siis suur hulk puitu oli vaja, et need kujud sinna rannikule õigetesse kohtadesse saada. Need on kõik seotud ühe kunagise õitsva tsivilisatsiooni keeruliste usuliste rituaalidega. Ja kuna see nii-öelda tasakaal looduse ja majanduse, on see siis religioonimajandus antud juhul, kogu aeg nihtus ühele poole, siis lõpuks saigi see mets seal otsa ja paari inimpõlve jooksul põhimõtteliselt see suhteliselt kõrgesti arenenud tsivilisatsioon langes tagasi enam-vähem kiviaega ja seal ei ole siiamaani metsa, ei ole õnnestunud enam metsa kasvama panna, sellepärast et mulla erosioon ja vee tingimused mullas on niivõrd palju muutunud, sest mets on üldiselt ikkagi evolutsiooni käigus välja arenenud selliseks, et metsa uuenemine toimub eelkõige metsas ja mitte kuskil mujal. Ja metsad, miks see niimoodi on see, et maismaa ökosüsteemid on väga suurel määral hästi keeruliselt eneseregulatiivsed. Et see lisasoojus, mis meie planeedile jõuab, tänu kasvuhooneefektist, eks ole, 90% sellest neeldub vees ja maismaa sisuliselt mitte midagi ei neeldu, sellepärast et maismaa ökosüsteemid tegelevad selle lisasoojuse menetlemisega teistmoodi. Nad mitte ei võta seda endasse, vaid proovivad reguleerida iseennast sellisel viisil, et see soojus neid ei häiriks või et ei mõjutaks neid. Ja see eneseregulatsioon avaldab väga erinevatel viisidel. Näiteks on teada, et Amazonase vihmametsad kutsuvad ise vihmasid esile. See on suhteliselt keeruline keemiline protsess, mille ütleme siis selline terviktsükkel alles eelmisel aastal, või sel aastal, avardati ja Heiki Junninen Tartu Ülikoolist oli ka üks kaasautor. Aga metsad reguleerivad ka ennast temperatuuri, vee ja kõige muu suhtes igal võimalikul tasandil, juhul kui nad on loodusmetsad, et siin on pilt Puhtu metsast, mis siis põhimõtteliselt on kunagi paar tuhat aastat tagasi, kui see Puhtu laid veest kerkis, sinna primaarse suksessiooni käigus arvatavasti kasvama hakanud, toona oli oluliselt soojem kui praegu ja ta toimibki seda sorti lehtmetsana, mis on omane palju, ütleme, Kesk-Euroopa metsadele, mitte siinse Põhja-Parasvöötme metsadele, ent kuna ta on veega ümbritsetud ja tal on väga võimas eneseregulatsioon, mida on alles hoidnud see või ütleme, säilitanud see aspekt, et teda ei ole väga majandatud, siis ta on suutnud sellisena edasi kesta.
Aga see eneseregulatsioon toimib ainult teatud sellise tükeldatuse piires, et kui me teeme tõepoolest suurde metsalaama ühe mingisuguse metsavälu raiume sisse, siis see tegelikult võib, ütleme seal see näiteks elurikkusele mõjuda pigem positiivselt. Siin on näide ühest hiigel suurest eksperimendist Manause lähedal Brasiilias, siis keset Amazonase vihmametsa, kus on siis vihmametsa raiutud väga erinevad kujuga 50 hektari või 10–50 hektari suurused laigud ja uuritakse metsalinde juba mitukümmend aastat ja need laigud tõepoolest on metsalindude jaoks pigem, ütleme, seal on see linnustiku mitmekesisus tõusnud, aga üldiselt me lähme selle tükeldamisele natukene enamasti liiale, mis tõttu me ei saa enam eeldada, et selles siis parempoolsel pildil näiteks enam oleks ruumi metsaelukatele seetõttu, et see ruum lihtsalt on niivõrd piiratud, et karu nendes väikestes põllumajanduslaigukates tõenäoliselt enam hakkama ei saa ja suur osa Eesti, ütleme, põllumajandusregioonidest seal Lääne ja tähendab Kesk-Eestis ja Pandivere kandis, seal metsad üldiselt väga suuremad ei kipugi olema. Ja lisaks sellele mõjutab inimene loodust ka mitte otsesel viisil, kuidas täpselt see on suhteliselt keeruline veel mõista, seal võib hästi palju erinevaid protsesse käib, aga näiteks ka sel aastal avaldatud tumeda elurikkuse globaalse uuringu üks nendest põhitulemustest oli see, et tume elurikkus esines märgataval määral ka nendes ökosüsteemides, kus otsest inimmõju üleüldse ei olegi. Ma ise tegin seal välitöid näiteks Teravmägedel, kus ka inimmõju on väga marginaalne, tume elurikkus oli seal siiski olemas ja see selgelt tuleneb ümberkaudsete piirkondade inimmõjust. Nii et see mitmekesisus väheneb nii otseselt kui ka kaudselt mõjutatuna. Ja miks see on oluline, see mitmekesisus, et ka näiteks metsaökosüsteemides oleks palju liike, on puhtalt, siin on üks väga lihtne süsteem, väga lihtne graafik kaheliigilisest ja üheliigilistest süsteemidest, mis näitab seda, et põhimõtteliselt elurikkus on see, mis annab ökosüsteemidele stabiilsuse. Et see, kui me näeme kõikjal muruplatse linnas, mis juba umbes jaanipäevast saati kolletavad, ongi tingitud sellest lihtsalt, et seal on liiga vähe liike, mis kõik saavad pihta ühtemoodi, veepuudused, seal ei ole lihtsalt funktsionaalset erinevust erinevate keskkonnatingimustega toime tulemiseks. Ja seda on uuritud sadades erinevates ökosüsteemides väga erinevatel viisidel ja alati need tulemused põhimõtteliselt on sellised, nagu siin üks suvaline näide, et X-teljel on meil taimede liigirikkus või elurikkus ja Y-teljel ökosüsteemi stabiilsus ja nad kipuvad peaaegu alati olema positiivselt omavahel korreleeritud. Ja nüüd ma siis jõuan selle monokultuursuse juurde. Ma tahaks rääkida Jansen-Connelly hüpoteesist, mis on kaks Ameerika teadlast. Jansen veel elab, ta elab Costa Ricas, kus ta on vihmametsi uurinud juba viimased pool sajandit või rohkem. Connell mõned aastad tagasi suri ära, peaaegu 100-aastasena ja nemad siis mõlemad sõltumatult avastasid põhimõtteliselt selle, see ei ole mehhanism, vaid põhimõtteliselt mehhanism, kuidas või miks troopilistes ökosüsteemides ei kasva puuliigid lähestiku ülemäära. Et seal on nii, et nad on kõik kuidagi nagu hajusalt igal pool olemas, aga nad ei ole tihedasti kobaras koos. Ja seda põhimõtteliselt reguleerib kaks väga lihtsat asja. Esiteks me teame vanasõna, et käbi ei kuku kännust kaugele, eks ole, kui me siit vasakult poolt vaatame seda pidevjoont, siis põhimõtteliselt siin see, ütleme, vanem puu on siin vasakus servas ja tema seemnete hulk
põhimõtteliselt ruumis sellest puust eemaldudes järjest langeb. Aga selle puu lähedal nende seemnete ellujäämise tõenäosus on põhimõtteliselt nullilähedane, sellepärast et igasugune suur püsiv organism tõmbab endale ligi kõikvõimalikke nugilisi, parasiite, patogeene, parasitoide ja nii edasi, ja nende pesa on see vanem puu ise on siis see pesa, et see seeme peab jõudma sellest vanem puust teatud kaugele määrale, et tal oleks võimalik üles kasvada sellisena, et need patogeenid vanem puult temale ei jõuaks. Ja see algselt oli siis selline väga lihtne või ütleme väga kitsas avastus troopiliste ökosüsteemide puittaimede mitmekesisuse suhtes, aga see tegelikult on levinud laiali, see sama mehhanism toimib igal pool looduses. Et põhimõtteliselt, kui meil on näiteks siin Eestis toomingal on võrgendkoi, siis kuna toomingas üldiselt ei kasva meil monokultuuridena, teda on siin-seal mõni üksik puu, siis see võrgendkoi ei ole seal pidevaks probleemiks, vaid ta käib tavaliselt üle, ütleme, iga 10, 15, 20 aasta tagant. Aga meil on need monokultuursed metsad, kus siis kui üks see patogeen kohale jõuab, siis tema jaoks tegemist on hüpersignaaliga, et siin on nüüd täiesti lõputu toidulaud. Ja see annab sellele patogeenile lihtsalt niivõrd suure eelise, sest patogeenid on alati väiksemad, paljunevad kiiremini, palju tõhusamalt kui need organismid, mille peal nad parasiteerivad või mida nad kahjustavad oma elutegevusega. Ja seetõttu igasugune kontakt, ütleme, viirusega, viirus on meist palju väiksem, aga ometigi ta saab meist jagu, kui neid kontakte on liiga palju. Nii et see ei ole üldse ainult metsandusele, ei kehti ainult metsandusele, vaid ka põllumajandusele täpselt samamoodi, et kui monokultuursetel põllud põhimõtteliselt on kõik võimalike patogeensete kahjurite lihtsalt kasvulava, sellepärast et nad pakuvad nendele organismidele lõputut ressurssi. Ja seda rõhutab veel enam see sama tükeldamine. Ehk et kui me siis selle metsa teeme ka väikesteks juppideks ja pakume selle välja lõputu toidulauana, siis ei olegi mingisugust lootust, et see metsandus seal võiks väga pikemas perspektiivis kasumlikult toimida enam monokultuursel viisil, sellepärast et kliima soojenemisega seoses kõikvõimalikud uued patogeenid meile järjest jõuavad ja see, ütleme, looduslik resistentsus, selle tekkimine ühel liigil võtab väga palju aega, aga ökosüsteemi tasandil mitmeliigilises süsteemis on see kaitse juba palju suuremal määral olemas. Ja nüüd ongi see probleem, et tegelikult looduskaitse ei ole üldse mingisugune kitsas valdkond, mis on üks, ma ei tea, siis stakeholder kõikide muude teiste huvide raames, vaid see tegelikult on inimese enda eksistentsi kaitse. Ehk et kui me mõtleme lihtsalt puhtale veele ja õhule, siis seda tegelikult pakub meile elus loodus, ökosüsteemid toodavad meile seda ressurssi. Ja ilma õhuta üldiselt üle 10 minuti inimene vastu ei pea, nii et see kõik tuleb meile sellest loodusest, mis funktsioneerib sellisel viisil, nagu me eeldame, et ta funktsioneeriks. Aga looduskaitse siis nihestatus minu meelest seisneb selles, et looduskaitse poliitiliselt väga selline üldiselt produktiivne viis hääli saada, aga selle trikk on see, et see pannakse see loodus, mida kaitse alla võetakse, lükatakse kuskile kaugesse nurka, et ta ei segaks meie majandustegevust. Näiteks siin on näide
Euroopa riikide looduskaitse siis looduskaitsealadega kaetusest. Kõige suurem Euroopa Liidus olev looduskaitseala on Gröönimaa rahvuspark, mis on peaaegu 1 miljon ruutkilomeetrit ja see moodustab põhimõtteliselt sama suure ala kui kõik mandri Euroopas olevad looduskaitsealad kokku. Nii et me oleme põhimõtteliselt teinud, me teeme hiigel suure hunniku loodust, võtame kaitse alla, aga me paneme ta sinna, kus ükski inimene ei ela ja ta ei sega meie majandustegevust. Et selles mõttes see jutt sellest tasakaalu otsimisest looduse ja muude, näiteks majandushuvide, inimtegevuse teiste huvide vahel on minu meelest, ma olen selles mõttes küll äärmus või ütleme siis mürkroheline, on lootusetult juba nagu nii paigast ära, et nüüd enam läbi rääkida, et kui kaugele seda veel saaks majanduse poole nihutada, on selles mõttes nagu see ei ole enam pädev jutt, sellepärast, et ta on juba niigi liiga kaugele ära nihutatud. Ja lihtsalt see 30% kaitseala või kaitsele allavõtmise nõue on täpselt üks hea näide sellest, kuidas seda sama asja on spinnitud, et põhimõtteliselt see, et 30% kõikidest ökosüsteemi tüüpidest peaks olema kaitse all, on miinimum, mis peaks olema, et see asi, et need ökosüsteemid toimiksid sellisel viisil ikkagi edasi, nagu me tahame. Aga põhimõtteliselt on see keeratud kohalikul, riiklikul tasemel, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal, selleks laeks, et rohkem ei tohigi kaitse alla panna. Et see on maksimum. Et see tegelikult on kogu selle arusaama teadusliku, niivõrd kuivõrd konsensuse põhimõtteliselt tagurpidi keeramine. Et ma nüüd ei hakka siin pikemalt võib-olla rääkima sellest, miks see võrgustikulisus looduses on oluline, et selle kohta on üks raamat mõni aasta tagasi ilmunud Ilkka Hanski, Soome võib-olla kõige väljapaistvamalt ökoloogilt, kus ta räägib sellest samast kolmandiku reeglist, ehk et see kaitse ei saa olla nii, et me Soomes näiteks 95% vist metsakaitsealadest on teisel pool polaarjoont, ehk et suurem osa sellest Kesk- ja Lõuna-Soomest, seal ei ole mitte mingisugust kaitseala, need on hoopis teised metsatüübid. Et seda peaks olema ruumis ühtlaselt jaotatud ja see graafik, mis siin näitab selgesti ära, et see 30% joon on täiesti, kuidas see toimib, et see antud juhul on pisiimetajatel Brasiilia atlantilistest metsadest, aga samasuguseid tulemusi leiab praktiliselt kõikide organismirühmade kohta, ehk et iga joon seal tähistab ühte metsatüüpi või selles metsatüübis olevaid siis pisiimetajate elurikkust ja X-teljel on siis see, et kui palju selles piirkonnas on seda algselt metsatüüpi alles protsentides. Ehk siis kui on 100%, 50%, 30%, kui hakata paremalt poolt vasakule minema, siis see pisiimetajate elurikkus püsib ja kuskil seal 30% alla minnes see lihtsalt kukub absoluutselt kõikides ökosüsteemi tüüpides. Nii et see 30% on täielik miinimum, mis me üldse saame mõtestada selles, et meil oleks mingisugunegi inimtegevuse perspektiiv pikemaks ajaks, nii nagu näiteks põhiseaduses ajatult määratletuna. Nii et näide, mida ma alati, mulle meeldib selles, või ei meeldi, pigem ei meeldi, aga ma toon, on Taranaki mägi Uus-Meremaal. See on siis iidvana või väga vana püha paik siis kohalikele maooridele ja kuna see oli algusest saati väga oluline ja teada, siis juba 1880 midagi tehti sellest kaitseala sellisel viisil, et 10-kilomeetrine tiir põhimõtteliselt raadiuses, 10 kilomeetri raadius ümber tipu
ei tohi mitte midagi teha. See on nagu täiesti kõige rangem kaitseala ja ta on siis religioosne kaitseala, mitte niivõrd looduslik, aga loodusväärtused tulevad sellega kaasa. Ja Uus-Meremaa on niisugune riik maailmas, kus põhimõtteliselt kõikvõimalikud rahvaküsitlused, loodushoiu tased või ütleme see, et kui oluline on loodushoid, kui oluline on mitmekesisus, kui tähtis on selle hoidmine ja edendamine ja edasi, ma arvan, et on maailmas üks tõenäoliselt kõige tipus. Ja ka sealne kaheparteisüsteem, mis on Anglo-Ameerika riikidele tüüpiline, eks ole, ka need mõlemad parteid üldjuhul on suhteliselt loodushoidlikud, nad on selle poolt mõlemad, et seal ei ole mingeid ühiskondlikke väga suuri debatte näiteks selles. Aga ometi, kui me vaatame seda Taranaki mäe ümbrust, siis lihtsalt niipea, kui see kaitsepiir, see range kaitsepiir ära kaob, siis ükskõik kui loodust armastav inimene sa oled, siis sa ikkagi teed selle asja majandusmaaks. Et põhimõtteliselt see ühisvara seadus või ütleme see ühisvara tragöödia toimib väga hästi selle Taranaki mäe näitel, et isegi kui kõik tahavad loodust hoida, siis ometigi, kui me lubame, siis see majandustegevus nihutab selle tasakaalu alati paigast ära. Ja lõpetuseks üks luuletus Asko Lõhmuse isalt, Aivo Lõhmuselt, kogust Puumaa mees, et see sama, millest Urmas Tartes rääkis, et see side nende teadmistega on ikkagi kadumas ja see on üks väga suur põhjus, miks me ei saa aru, miks need asjad on enam tähtsad. Aitäh!